Saada kohe siuke samm La Ligasse on mingil määral visati vette, aga ma ise tahtsin sinna vettega hüpata. Võib-olla ma siis jätsin vahele need siukse võib-olla klassikalise väravavahi karjääri nagu teekonna. Nii palju, kui ma mäletan, ma tahtsin nagu küllaltki varajasest peale saada ikkagi maailma üheks parimaks väravahiks. Ma teadvustan endale, et ma teen endast kõik oleneva, et see minu taha nagu ei jääks. Karl-Jakob Heina seostatakse maailma absoluutsete tippklubidega. And that is brilliant! He's a great goalkeeper and we like him so much. Millist elu elab ta esimese eestlasena Hispaania kõrgliigas. Just tulin vigastus tagasi sõrmevigastusest ja nüüd jälle siis selline tagasilöök. Teed kohvi, soovita? Ma nii-öelda spetsiks võib-olla ei nimetaks. Ma olen kohvisõltlane. Seda ma olen kindlasti. Joon nagu mingisugune 3 tassi päevas äkki, kui võimalik. Hispaanias miski pärast need piimad ei maitse üldse õigesti. Need on need piimad, mis kehtivad kuu aega? Ja just. Kosmonaudi piimad on need, vaat. Hein elab linna ääres 2-korruselises ridaelamu boksis, mille klubi aitas tal leida, kuid mille üüri maksab ta siiski ise. Minimalism on siin au sees, sest Eestis hakkas kodu putsade, väravavahikinnaste ja muu spordikola alla ära mattuma. Ütleme, siin on ruumi. See on hea. Et siin Valladoliidis nagu üürihinnad on väga okeid nagu võrreldes isegi nagu, ma ei tea, kõigega põhimõtteliselt. Madridi, Tallinn, Londoni, Tallinnaga kõigega, et väga viisakas. Kihlusime Londonis peale pre-seasoni tuuri, kui ma tagasi tulin. Aeg-ajalt käib Eestis pere juures ja nii, ja kui mul on koondisesse minek, siis tuleb ka alati kaasa ja tal on nagu selles mõttes vaba graafik, et saab rahulikult teha, mis meelepärane aga siin on ka nagu pigem on ikkagi siin minuga, et soov oleks küll võtta koer või kass. Mina sooviks pigem koera, tema sooviks pigem kassi, aga mõlemale sobiks mõlemad, aga kui ikkagi trennipäev on, siis ma hommikul ärkan üles, võtan ainult kohvi ise kodus ja lähen kompleksi, saan hommikusööki, riided, asjad, kõik on valmis seal. Et selles mõttes see on minuga alates 16-aastasest, kui ma Arsenali läksin, on see rutiin nagu selline olnud, et ise väga ei pea nagu lillegi liigutama. Väga mugavaks on elu tehtud ja meie nagu asi jalgpalluritena ongi siis keskenduda lihtsalt minu puhul siis pallide tõrjumisele. Täna on siis mängupäev -2. Peaks justkui olema veidi rahulikum trenn, aga siiski nagu pallitrenn. Natuke lifime taktikat ja muidugi Madrid on nagu väga hooaja nagu suur mäng ja nii, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, siuksel tasemel on ikkagi nagu minu jaoks on nagu iga mäng suur ja ettevalmistus on küllaltki nagu rutiinne. Valladoliid leiab end poole hooaja pealt tabeli viimaselt realt. Kohalik meedia spekuleerib, et pinged klubi ümber on kandumas ka riietusruumi. Võistkond ei saa nagu lõhestuma hakata, muidu on nagu pole üldse mingit varianti, et ma arvan, kui meil oleks täitsa lõhestunud see õhkkond, siis meil ei oleks tulnud näiteks Petise vastu 3 punkti, ma arvan, ja siukest võitlust me ei oleks näinud mängus. Motherfucker! What is this? Being filmed. Big game on the weekend. That's why, of course. You don't come to Osasuna.
ootasid sellist võimalust? Kas sa uskusid, et sa oleks selliseks sammuks, suureks sammuks kõrgliigasse valmis tegelikult juba varem? Sisimas muidugi ma uskusin, ma ei oodanud seda ja ma tahaks uskuda, et siiani on progress toimunud ja on piisavalt hästi läinud, et olen saanud, usun, ilusti hakkama siin ja kindlasti on suur nälg veel uhkemateks saavutusteks. Kui sa Real Valladoliidi tulid tol hetkel, mis valikud sul laual oli? Kas sul olid veel teised klubid, kes olid sinust huvitatud? Kas oli šanss jääda ka Arsenali? Mis su valikud tol hetkel olid? Jaa, muidugi oli šanss jääda Arsenali. Aga sa ei oleks seda tahtnud? Mu enda soov oli ikka muidugi tulla laenule, saada ikkagi mängukogemust, mängupraktikat, sest seda jäi nagu vajaka viimased paar hooaega. Võib-olla ma siis jätsin vahele need siukse võib-olla klassikalise väravavahi karjääri nagu teekonna, kus kõik Inglismaa väravahid on käinud laenul nagu igal tasemel nagu ära käinud, alustanud seal madalamatest liigadest ja siis järjest nagu ülespoole läinud. League One'i, Championship'id. Just, et mul Charlton Athletic oli väga lähedal, aga küllaltki viimasel minutil siis koputas Valladolid nagu kontakteerus, koputas ukse taha ja see oli ilmselgelt koht, kus ma ei saanud ei öelda sellisele vingele võimalusele. Juba järgmine päev lendasin siia ja tegime medical asju ja kõik käis päris kiiresti, aga see ongi äge siuke mingis mõttes võib-olla spontaanne ja kõik võib väga kähku muutuda. Räägi meile Valladoliidist. Milline linn on Valladoliid? Valladolid on siuke rahulik, ma arvan, mõõduka suurusega. Mingisugune 200 000 elanikku elab siin ja elutempo on siuke rahulik ja kui ma soovin siukest suurlinna melu ka natuke, siis Madrid on vaid tunni kaugusel rongiga, et õhtuti siin ikkagi nädalavahetused on väga melu käib ja inimesed on alati ka linna peal ja minu jaoks nagu ideaalne balanss. Kui 16-aastasena Londonisse kolides elas Hein esialgu 3 aastat kasupere juures. On Valladolidis sisseseadmisel aidanud tõik, et ta pole ainuke eestlane linnas. Kohalikus korvpalliklubis mängib juhuslikult 2. Temaga on nad saanud lähedasteks sõpradeks. Päris noorelt olen pidanud ise hakkama saama ja mul ei ole sellega kunagi probleemi. Et kõigeks selleks tuleb nagu valmis olla ja võib-olla need lähedased pered, et tuleb nagu ma ütlesin, võib-olla alla neelata siuksed nüansid, et pead olema nagu tugev. Aga üldiselt ma olen siin ka väga kiiresti juba kohanenud ja nüüd on Hispaania kodu juba täiesti kodu, et kui Eestist tulla puhkused siis või koondise pausid näiteks, et siis Hispaania kodu on ka nagu väga kodutundega. Reede möödub Karlil samas taktis. Samal ajal, kui klubid seavad end ärksalt valmis homseks õhtuks, on mängijate tööpäev tavaliselt juba kella 3 läbi. See jätab neile palju aega tegeleda muuga. Ma teen Iirimaa ülikooliga, online ülikooliga teen kursuseid, et siukse kehakultuuri alal fitness coaching. Et juhul, kui jalgpalluri karjäärist midagi välja ei tule, et siis on plaan B. No, igal ei teada, aga tähendab, see on lihtsalt selle eesmärgiga. Esiteks mind huvitab, ma nagu soovin ennast ikkagi edasi harida, kuna selleks on mul ideaalsed tingimused. See on väga nagu selles mõttes stressivaba, et ma saan küllaltki omas tempos. See ei ole nii nagu tamp taga ja see ei tekita üldse, see ei ole mingisugune ülekoormus mulle. Ja niimoodi ma vaikselt tasapisi sõuan mingisuguse degree poole nii-öelda, et hispaania keele need ka, hispaania keelt õppin samuti. Calabasa on siis kõrvits ja el champignon, la zanahoria väga mulle endale maitseb üldse. Tervislik toit mul läheb alla, et augustis tulin ja nüüd jaanuari lõpp on ju, et olen juba
ma usun päris muljetavaldavalt nagu palju isegi ära õppinud, et tõesti tuleb piisavalt kiiresti ja ei ole mingisugune raketiteadus, et mängupäeval elavneb ka linn. Pealinnast on külalis. The score will be tonight 4-0 for Real Madrid. 4-0. So Real Madrid will win comfortably tonight, right? Yeah, I think he will. But if he's Estonian, he's a tough guy, so we'll be tough to score against him. Just Valladolid has been through some tough times. They are fighting against the president. We're having the same situation in Madrid. If Valladolid could get out of this, could get Ronaldo out of there, they would be a much better team and they would go back to where they came from because they were a really good team. Samal ajal, kui Madridi fännid linnas sooja teevad, võtavad Valladolidi toetajad suuna staadionile. Do you think you have a chance against Real Madrid? Of course we think, but we have to be realist. I think 2-0 to Real Madrid. 2-0. Why is it going so bad for Valladolid right now? Why are you in the bottom of the league? Because of the president, Ronaldo. He doesn't put money and it's impossible to get in a best position in the league. Modric, Bellingham, Kylian Mbappé. Need on vaid mõned nimedest, keda Eesti väravavaht täna pidurdama peab. Kuidas sa väravavahina üldse sellise masinavärgi vastu saad või selliste ründajate nagu näiteks Kylian Mbappé? Kas sa üritad neid kuidagi mõjutada? Kas sa üritad neile kuidagi silma vaadata mängu jooksul? Panna neid tunduma, et sa oled kohal, sa oled olemas, sa oled ees? Kehakeel on väga oluline, ma arvan, et pead ikkagi näitama, et sa oled ka kohal, nagu sa ütlesid, ja oled kohal ja oled valmis, aga ega seal kahjuks mingit sükest kindlat rohtu ei ole, et peab tõesti igaks situatsiooniks valmis olema. Sellistel mängijatel on nii kõri auguni nagu kvaliteet, et sealt võib nagu igast olukorrast midagi tulla ja kõigeks peab valmis olema. Su suur mentor läbi elu ja karjääri on olnud Mart Poom. Kas sul on mõni tema õpetussõna, mis sul kõige enim meeles on, mida sa endaga kannad? Ma arvan, Mart kindlasti on palju rõhutanud seda kehakeelt just, et kindlasti väga tähtis ja siuke sisekõne võib olla, et ma olen kohal ja keegi ei löö mulle täna sisse siuke võitmatu nagu siuke enesekindlus siis, et seda siukseid õpetusi on taja palju jaganud. Karl-Hein, very good! Igalt mängult ma ootan ikkagi kõva lahingut nii individuaalselt kui tiimina. Et ma usun väljakul ei tasu minna sellisel tasemel ikkagi niisama lonkima, et see karistatakse nagu kiiresti ära, et mängida La Ligas individuaalses võtmes La Ligas Real Madridi vastu, et nagu paremaks nagu asi väga ei lähegi. Domination from Real Madrid. Rudiger. Well, that is an interesting effort from the central defender who's forced a good save from Karl-Hein. Esimene löök Karl-Jakob Heina väraval alles minutil 26. Sellises tempos jätkamisest tuleb mängu jooksul tõrjuda veel 3 lööki, aga ma kahtlustan, et nii kerge päris see tööpäev ei tule. Möödus vaid 4 minutit, kuid see polnud hetkel isegi suurim mure. See ei ole hea, see ei ole üldse hea. Õhuvõitluses Rüdigeriga kukkus Hein praegu oma selja peale, mis me teame, teeb talle probleeme või on tal tekitanud probleeme varasemates mängudeski. Mure oli tõsine, sest kui miski Heina hoogu peaks pidurdama, on need vigastused. Kõige raskem hetk oli see Redingu laenuperiood. Mul oli kõik nagu tõusas joones. Jälle olin 19-aastane noor väravaht, kes visati vette ja ma olin
olin väga rahul, et ma sain sellises keskkonnas võimaluse ja jah, nagu ma ütlesin, kõik läks nagu üles mäge ja siis järsku nipsus nagu lõppes see kõik ära vigastusega. See oli siis sõrmevigastus ja siis selle paranemine nõudis operatsiooni ja äkki 3 kuud ja samal ajal oli mul ka põlvesis menisk oli nagu poole peal. Paranesin sõrmevigastusest ära, täpselt hooaja lõpuks, siis tuli koondise paus. Ikkagi oli selge, et siin enam nagu kuidagi ei saa ümber selle meniski nagu manageerida, et pean jälle nagu operatsioonile minema, et justkui just tulin vigastusest tagasi sõrmevigastusest ja nüüd jälle siis selline tagasilöök. Tol hetkel noore poisina ikka tahad nagu veel ja tahad laenul ja tahad mängida ja muudkui tahad kõike, aga siis see pani sükse nagu pidurit nagu peale veidi ja et kõik see kogu periood oli ikkagi karastas kõvasti ja sain nii-öelda uue võib-olla tuleku siis sealt. Seekord pääsesime ehmatusega. Tundub, et praegu on kõik korras, tõusis püsti, mängib edasi. Teine poolaeg jätkus aga samas taktis. Sama läbijooks, sama löök, samasse nurka ja sama tulemus. 2-0 Realile. Ja siis vaatamata 3 sisse lastud väravale on Hein ainuke Valladoliidi mängija platsil, kes pole otseselt ühegi eksimusega silma paistnud. Pole ime, et tema ümber tiirutavad maailmas superklubid ning kõlavad ulmelised rahanumbrid. Millist kontakti on sinuga otseselt olnud nendel klubidel? Või kas kõik see käib sinu ümber, sinu agentidega, sinu klubiga ja sind see otseselt ei puuduta? Ei, mind see ei puuduta, selles mõttes ei puuduta, et mina midagi ametlikku ei ole kuulnud ja... Sinuni ükski kiri, keegi ei ole ukse taga käinud? Ei ole midagi jõudnud, jah. Et sina loed neid teateid meedias täpselt nagu meie? Jah, ma nii palju, kui ma näinud olen, nii palju ma tean, aga jälle see kõik on, mul ei ole vaja nagu sellisele asjale ikkagi fookust panna, et kui ma pean ikkagi oma esitlustele mängudes keskenduma ja fookuse nagu sinna panema ja sellega ma annan endale parima siis positsiooni, et olla heas positsioonis. Aga sa natukenegi tähelepanu pöörad neile, me räägime 15 miljonist eurost, 20 miljonist eurost. Kas see meelitab sind? Ma ütleks, et see kõik siuke kõmu annab lihtsalt mulle motivatsiooni ja nagu jaksu ja jõudu juurde, et see kõik on võib-olla mulle lihtsalt kinnitus, et ma teen õiget asja. Aga oma agendiga olete tulevikust rääkinud. Kas teil on pikk plaan näiteks? Liiga palju ei ole mõtet ette vaadata, et väga palju asju jõuab ja võib juhtuda väga lühikese ajaga jalkas, et hetkel mul tema sõnum on ka olnud, et fokusseeri pallide tõrjumisele ja ülejäänud võtab nagu hoolt nii-öelda siis enda eest, et kui mina häid esitusi teen, siis kõik ülejäänud tuleb ise. Mäng lõpebki 3-0. Juba homme algab Heina jaoks kõik uuesti. Ta ütleb julgelt välja, et tahab tulevikus olla üks maailma parimaid väravahte. Kas usud, et see on võimalik? Ja, kindlasti. Ma usun seal, ma endale ei sea kindlasti mingeid piire. Mis sa selle jaoks tegema pead? Kõvasti tööd tegema, vaeva nägema, nagu ma olen siiani, ma usun, teinud. Võib-olla on mingil määral vaja õnne. Aga kindlasti ma teadvustan endale, et ma teen endast kõik oleneva, et see minu taha nagu ei jääks.